and I show you maybe 10% of what I do, what you must have to be really top. But in reality, top clubs, you don't have goalkeeper coach. They still don't think it's valuable. But for me, if goalkeeper is 60% of the team, you don't train 60% of your team. Huvitav koolitus on olnud ja tegelikult veel kord joonistub see välja, et väravahtide osakaal mängudes on ikka meeletult suur ja ka treeningprotsessis tegelikult on väga tähtis, et täna Eestis ei ole keegi nagu sellele tähelepanu pööranud. First lecture was about technique. This is the most important. If you don't have technique, you will never succeed. For me, it's the most important part. Harjutused osaliselt ma teadsin, aga mitte kõike. Sain oma tehnika kohta palju teada. Mulle meeldis tema see karmolek, samas piitsa ja prääniku teema, et see oli nagu hästi balanssis. Täna siit tuli ka välja, et tegelikult ju väravahid peavad treenima täiesti erinevalt. Nende liigutused ei ole sarnased väljaku mängijatega, mis tähendab ka seda, et nende kogu treeningmetoodika peab täiesti erinev olema. Täna me oleme siiamaani näinud, kus treenitakse koos võistkonna, aga pannakse üks mees väravasse ja siis küsitad, et miks sa palli kätte ei saa, eks ju. Nagu ta ütles, et kui tehnika on õige, et siis sellele füüsiliselt külge panna, seda lihtsam on su värav sulle. Et ükskõik mis kehakujuga su oled, aga kui sul on tehnika hea, siis sa suudad igale pallile põhimõtteliselt järgi minna. See, mida me teeme üldiselt treeningutes, ütleme, et see on väike osa, mis väravavahtidele tegelikult osaks saab. And of course, you must have coach who is efficient, who have knowledge that you have good direction. If you don't have proper direction, if you're doing always wrong, you will never top up. Saime natukene ideid juurde siit ja plaanis on hakata tegema üleüldisemaid väravahtide kogunemisi, kas siis kord või 2 korda kuus, olenevalt sellest, kuidas me aega leiame, saali leiame. Et on vaja just väga erinevat treeningprogrammi väravahtide jaoks. Ja kui seesuguseid koolitusi veel tuleks, siis ma kindlasti oleks esireas. Suur tänu Käsipalliliidule sellise asja organiseerimise eest, et see on esmakordne ja ääretult vajalik, et täna nagu mul on hea meel selle üle, et väravahte on hakatud nägema vajalike mängijatena.